söömas ja Kamana kanti. Me leidsime siukese päris armsa koha. Kus me lähme, kas? For the window? Oh yeah, let's go there. Ava! Yummy. See on... mis see siis oligi nüüd? Veis mingi rohelise pipraga või? Jah. Ja see maksis 200 bahti. Ja mul on mingi ingver veisega. Ja ka maksis 2 sotti. Plus riis. Ja ma ei tea, palju see riis maksab mingi... Tavaliselt mingi 20. Mitte väga palju. Mul on see teema, et ma ei söö seeni. Ja ma unustan kogu aeg öelda, et ärge seeni sisse pange. Aga selles mõttes, et on väga ilusad seened. Aga lihtsalt pole minu maitse. Mõtlesime, et võiks homme minna veeparki. Aga siin on üks hästi suur populaarne veepark, mille nimi on Andamanda. Aga me käisime jaanuaris seal juba ära ja siis me mõtlesime, et võiks homme minna kuskile mujale. Ja TikTokis ma nägin mingit Splash Waterparki, aga see on vist palju vanem. Ja seda siin tänavatel ei müüda, või ei pakuta. Siis me mõtlesime, et me lähme omal käel ja seal on pilet ka 10 euri odavam kui on Andamandas. See Andamanda avati vist alles, ma ei teagi, selle aasta alguses või eelmine aasta. Ja siis ma vaatasin reviewsid ja siis sellel Splashil on kõik, et on mingi vana ja igav ja väike ja kõik on halb ühesõnaga. Aga Andamandal on, kõik on 5 tärni põhimõtteliselt. Amazing, very good, the best water park. I had a really great experience. The park was great place to have fun. We had a lot of fun. Ühesõnaga, siin pole vist ühtegi halba review'd. Nii et me vist peame ikkagi minema jälle sinna. Ja siis olid Splashi review'd, et it's too old, nothing to do, very small. No osad olid head ka, kõik ei olnud halvad. No aga enam head olid siis sketšid. No ta on väike ja ta on rohkem vist väiksematele lastele mõelnud. Ühesõnaga Andamanda Edis. Ma ei tea ju. Me oleme nende esimesed kliendid. Ja nüüd tahavad pilt teha vist. Okei. 1, 2, 3. Auan olla. Kus ma tulen? Tule siia kõrvale midagi, niimoodi koos vaatame sinna. Sinna või? Jaa, tule kükita mu kõrvale. 2, 3. Again. 1, 2, 3. Mis sul juhtus siis? Ma hakkasin riitesse panema ja siis mul käisin krõks läbi kleidile, see muus kleid. Sa ei laju näida. Ei tõmblas. See tuli ära. Ja nüüd ma olen paljas. Niin on seda. Tulime nüüd massaažist. Väljas on vahepeal vihmaseks läinud, vaata roller tuleb. Me oleme valel pool teed. Ja ma olen valel pool teed ka. Lähme üle kohe. No nii, tulime massaažist, me ei ole nii odavalt varem massaažist käinudki. See maksis 200 bahti. Nägu, tund aega oli massaaž. Aga see oli tänu sellele, et see oli 50% soolukaga, kuna nad avasid oma salongi täna. Ja, et sellega meil vedas. Me olime esimesed kliendid. Ja ma peaks ütlema, et ma ei ole veel Tais nii head massaaži saanud, nad tegid väga põhjalikult. Ja esimest korda ma olin täiesti paljas. Et alati mul on nagu trussad jalga jäetud, aga seekord tõmmati täiesti trussad maha. Ma ei tea, mida Silver seal tegi. Ei, aga ma olin valmis selleks, et ma pean nagu ütlema stopp kuskilt maha. Aga vedas ära. Ja tegelikult oli kõik nagu väga professionaalne, et selles mõttes, et ei kaksust kuskilt midagi. Mul tegi hästi ja põhjalikult tagumikku massaaži. Ma vaatasin, et mõnus. Aga jaa, ei, super kogemus. Ja siis kleidi sain ka korda. Jaa. Selle ma tõmbasin kõhti. Ja mul tegi täitsa teistsugused asju, tegi ka mingid teised venitused olid ja hoopis nagu põhjalikumad tegi. Mul alustas seekord jalgadest. Tavaliselt alustavad seljast. Mul oli jaladest. Ma ei mäletagi. Ei, mul olid kõigest jalad ja ma tegin kohe magama ka. No nii. Hommik.
nagu ikka igal varahommikul suundume me jõusaali. Ja esimene et teha trenni. Esimene hommik. Kõik hommikud oleme käinud juba. Pole ühtegi hommikut üle lasnud. Ma ei saa sinuga üldse kuhugi kohtesse minna, sa räägid kõik nagu sisse. Ja ma nõus. Kurat, keegi teeb trenni seal. Teeb või? On jah, ta on Matiga maha pannud. Suva lämme. Aga ta teeb planku, äkki ta juba lõpetab. Just siis, kui meie lähme, nagu on seal inimene ja kui me ei lähe, siis seal pole ühtegi inimest mitte kunagi. Muidugi see jõusaal on ka kolossaalselt suur. Siin pole ruumi küll. Me saame minna kõndima. Paljajalu või? Ei, paljajalu küll sinna lindi peale ei lähe. Me ootame siin hotelli foajees hetkel oma taksot, kes pidi jõudma 13.30, aga kell on 13.43 ja see mees ei vasta meile, nii et võib-olla me saime üle täiega. Aga me käisime 7-Elevenis ja me ostsime näksi. See laud näeb juba kohutav välja. Aga ma võtsin sellised Lazy Sweet magus basiilik. Ma ei tea, Eestis vist ei ole siukseid päris head. Ja siin on kirjas, et see on big pack. See on jumala väike. Need on vist nende suured pakid. Siis me ostsime pistaatia pähkleid, mis on ka juba otsas. Ja me pidime kõik võtma taksosse kaasa, aga mitte midagi pole enam järgi. Ja siis Silver võttis mingid saiakesed. Oli hea või? Ei kannata süüa. Ma ei tea, siuke viiner on sees ja pitsapirukas peaks olema. Aga lihtsalt mingi viiner on sisse topitud. Ja mingi juust on peal. Ma ei tea, siuke kahtlane. Silver ostis veel õltsi ja vett. Ja nii me siin siis oota, selle ostsid ka. Mille? Jaa, mingi kohalik oli poes, ütles see on üli hea. Mingi siuke asi. Ei näe väga hea välja. Ei tea. Võib-olla on. Üks saab maitsta. Igatahes nüüd siis näeme, kas saame üle või ei. Nii, nüüd on 21 minutit möödas ja me ikka veel ootame siin ja meil on söök ka juba otsas. Meil on ikka kõht tühi. Et me nüüd helistasime sellele tüübile ka, kes meil selle paketi müüs. Tüüp ütles, et helistab kohe juhile. Et selles mõttes contenti mõttes oleks lahe, kui me saaks üle. Siis me läheks sinna kohale. Saaks teda filmida, oleks päris lahe nagu sisu. Et ma ei tea, mõlemad variandid on suht huvitavad. Kui saame üle, siis on huvitav ja kui ei saa üle. Ei olnud väga odav asi. Seda küll, jah. Nüüd see mees ütles, et 15 minutit läheb veel aega ja meil on juba läinud 25 minutit. Mul on kõht ka nii tühi. Nii, me saime nüüd lõpuks ameti bussi. Ma olen juba nii tüdinenud, et ma isegi ei viitsi minna sinna kukünklassi. Siin on 2 inimest. Siin on nagu pool bussi tühi ja tal läks reaalselt 35 minutit aega. Jõudsime kohale. Oleme nüüd siis turul. Ja just loeti ette, mida me hakkame süüa tegema. 4 erinevat. Ja ma täpselt ei saagi aru, kas me peame ise asjad võtma, mis see tädi ise võtab. Ja ma olen ainuke mees. Peame midagi. Kuhu me ostma need ise või ei pea? Ma ei saa aru. Hea küsimus. Oleme siis turul ja uurisin ka, et kus see tooraine pärit on. Tuleb välja, et see on kõik kohalik Tai tooraine. Ja mis on nagu minu jaoks kõige huvitavam on see, et kuidas see tooraine maitseb. Et näiteks punast sibulat. Ta näitas punast sibulat ja punane sibul oli nagu hästi väike mugul, aga ütles, et see on hästi vänge. Ja samuti tahaks maista, kui vänge on küüslauk. Eestis on nagu so-so, et vahepeal saab päris vängi küüslauk, aga vahepeal pole tal üldse maitset. Vaatame, kuidas siin on. Kyllä sinä myyvät sitä päris õiget chili 30. Oi, vaata muust. Sa oled nagu kohalik. Aga nagu näha, turul on käidud. Läheb kokkamiseks. Nii, me jõudsime nüüd siia kohta kohale. Siin on mingi vist menüü ja õpetus, kuidas miski käib. Siin on tom yum. Siin on curry. Siin on patai. Ja viimasena on mongo sticky rice.
see on siis tehtud, ise tehtud karripasta, mida võib siis panna maksimaalselt kuni 2. Sellest on tegelikult vist palju. In the bowl. Mis nüüd saama hakkab? Sühis on lõpuks äkki. Porgandi panid nahka. Oi. Läheb nüüd kokkamiseks. And then you can add no problem. Ole hea. See on siis roheline karri. Tegi mul kõht juba jumala täis. Aga proovime siis, mis näiteks see on. Oli hea. Aga teeme, et ta nii virtsikas ei ole. Siin on meil patai ka, mida me juba nosisime. Kookandustund vesitas ära. Aitab küll. Tuled kustu. Tšau. Mis sa nüüd tegid? Tegin akna lahti, kui Silver läheb kaka ja siis mina näen ilusti, kas ta kakab või ta on tegelikult TikTokis. Räägime naistega. Hello! Meil siin sadas terve hommiku vihma, aga nüüd on päike väljas. Näite kui ilus ilmselt on. Ja nüüd me siin mõtlema, mida oma eluga peale hakata. Mul on kõik kondid kanged sellest ühest trennist, mis me oleme 2 nädala jooksul teinud peaaegu. Ja siis me mõtlesime, et me äkki lähme shopping centrisse. Ja ega me rohkem vist mõtteid ei olnudki tegelikult. Ja nüüd me mõtlesime, et võtame päikest, aga kõik toolid on juba võetud. Siin hommikul inimesed lihtsalt viskavad oma rätid igale poole ja me ei saa kunagi tooli. Nad on väga nõmedad. Need on väga õhukesed püksid, nendega ei hakka pala. Mina on ikka siuke. Veits matchime. Keskmine turist. Viisakas. Vaatame koos. Outfit check. See täis pask. No nii, me saime nüüd Bolti Central Pucketisse ja see maksis 318 bahti. Ja algselt ma proovisin 255-ga, aga mitte ükski driver ei võtnud seda vastu. Ja nüüd me saime ja meile tuli mingi jõhker buss. Siin on nagu mingi 10 kohta reaalselt ja me oleme 2. See buss oligi just meie hotelli eest, tõi mingid inimesed ära. Ja siis ta ilmselt lükkas Bolti sisse, vaatas, et mingid vennad tahab siit samast minna. Ja siis saime tema peale. Aga tegelikult siin on selline asi, et ega see Bolt ei ole siin väga nagu lubatud. Et tuk-tuki juhtidele see üldse ei meeldi, sest nad solgivad turgu, nad pakuvad teenust palju soodsam hinnaga kui need tuk-tukid. Et vend tegi ka nagu salaja. Näitab 33 minutit. Päris pikk maa. Päris pikk maa, jah. No nii, me jõudsime nüüd siia shopping centrisse kohale. See on mega suur. See on mingi festival ja siin kuskil peaks mingi teine veel olema. See on nagu siit ühendatud, et teine maja on seal ja siit läheb veel mingi tee vahelt läbi. Ühesõnaga, ja me vaatame, mis seal toimub. Me jõudsime siia nüüd sisse. Siin on igast mingeid söögiputkasid, isegi puust on olemas. Tundub nagu oleks Viru keskusesse sattunud. Siin on mingi huvitav, mingi magustoidu. Ja päris tore. Oleme siin nüüd juba mingi vist tunnikene kõndinud ja siin on reaalselt 4 korrust ja me oleme praegu mingi tehnika osakonnas ja siin on, ma ei tea,
mingi 10 või isegi rohkem erinevat tehnikapoodi. Ja me saime arvutile jupi ka ostetud, nüüd me saame klipitest arvutisse. Nii, me tulime nüüd lõpuks Mäkki sööma, sest meil oli rämpsu, isu ja Silver ütles, et siin on 40 minutit ooteaega, aga ma ei usu teda. Ma arvan, et ta valetab mulle. Ja siis ma puhastan ilusti käsi. Väga oluline. Ja kõht on tühi. No nii. Teeme nüüd hauli, mis me ostsime shopping centrist. Väga midagi tegelikult ei ostnudki, aga näitame ikka. 4 tundi ja 2 kotti. Ühe koti mõlemad. Nojah, seda küll jah. Ma alustan. No alusta. Nii, ühesõnaga. Siuke pood nagu Päff, Bodyworks. Ma ei tea, mis see on, seal olid väga head kehakreemid ja küünlad. Nüüd näitan võib-olla natuke lähemalt, kaugelt ja näha siuke küünal. Seal oli kõik jõulu edition ja see lõhnab väga hästi. See on piparmündi lõhnaline ja siis ma ostsin siukse kehakreemiga, mis on šampanja lõhnaline. Ja see ongi tegelikult kõik. Jah, mina ostsin endale läppari. See ei ostnud. Vale ostsin. Mina ostsin püksid endale. Rohelist värvi. Nagu konn. Need on krokodillipüksid. Päriselt. See, näed, krokodillimärk. Ja rohkem ma ei oskudki mitte midagi. That's it. That's it. Aga... Tegelikult oli väga äge shopping. Jah. Aga üks asi, mida me veel Tais oleme õppinud, me oleme tai keelt õppinud väga hästi. Näiteks küpsis on kuki, siis kookos on kokonat, mis veel? Kokkunga, see on aitäh. Siis mis me veel õppisime? Vesi on vater. Ei ole. No küll. Ei ole. Need moslemid poes ütlevad nii. Rohkem ei ole. Vist ei ole. Ma nüüd katsetan oma uhi uut näo. Kehakreemi. Nii, ma ostsin meile 7-Elevenis sellised näomaskid ja ma ei tahtnud võtta midagi basicut ja siis ma leidsin siukse juicy tomati näomaski. Minu arust Eestis ei ole tomati näomaske. Nii et me hakkame neid proovima. Ma panin juba näokreemi ära. Mis teed? Loen raamatut. Meie teised sõbrad läksid siis Kohvse muile ja mis sa just teada said? Et seal on torm ja midagi ei saa teha, liikuda ka ei saa. Ja millal me Kohvse muile lähme? Ülehomme. Tore. Mis teed? Grindin. Nii, me jõudsime nüüd kanepipoodi järjekordselt. Ja siin on nii nunnu, ta vist on kodu siin, mulle tundub. Siis võid natuke suumida. Seal on väike laps ka seal põrandal. Vaatab mingit multikat. Ja siis see ema keerab siin praegu jointi. Jõu. Täna lähme oma diileri juurde. Seekord mitte kanepi diileri juurde, vaid elamuste diileri juurde. Mul on WhatsAppis üks sõber, mis jagab mul igast asju, mis siin Phuketil teha saab. Ta kirjutab niisama ka igast ebavajalikku infot kogu aeg. Ülipalju räägib just tüütu tegelane, aga see-eest tegi meile väga hea hinna ja täna me oleme karnevalile.
tundub nagu ei oska mitte midagi oodata, aga see on vist, ma ei tea, maailma suurim vaevalt on, aga ei, seal oli küll mingi suurim, aga ma ei maailma suurim popcorni masin oli seal näiteks. Siuke asi. Ma ei tea üldse, kuhu ma hetkel tegelikult minemas olen. Ja praegu ongi siis selline plaan, et me maksame selle Onune pleki ära, võtame karnevali piletit. Siis üks päev jalutasime, leidsime Purksi putka, kus mingid kohalikud tüübid teevad hiiglaslikke burgereid, kiitsid hullult. Et siis lähme neid sööma ja siis ongi karnevalile minek. Loodame, et on hea. Jep. Nii. Seal üle tee see vend siis elab ja töötab. Tahavad juba meid massaaži ära meelitada. You made good price. Excuse me. So can I buy ticket now? By boat, bus and boat. Me saime tegelikult hea hinna, aga tundub, et täpselt kõigile pakub head hinda. Et otsib jälle seda kallist hinda, mida ma meeletan. Hello, Daddy. Are you fine? Yes. We're vlogging. Very good. Oh, the kind of ticket like I don't know. Yeah, karneval. Maybe if you look for the first one here. No, The first one with dinner. Ta tahab sulle juba midagi muud vähem äärida. no yeah, yes, this one. You this one, right? Yeah. 2-1, right? No, you don't pay this one. You pay less. Yeah. You pay only. Yeah, and by card. You know? Yeah. For you, just for you. Yeah, thank you. Et mul on oma diiler. Best price. You show. I get a good one. You show. No näed, muidu oli siis 2100 ja tegelikult tegime siis 1800, aga ei 1850-ga. Aga noh, ma arvan, et tal oma hind on hoopis see mingi 5 sotti. Aga noh, me saime hea hinna. Et tegelikult me oleme rämeda respekti siin saavutanud. Ta tegeles teise kliendiga. See ajas selle siit püsti. Kutsus meid siia istuma ja nüüd see teine vend ei saa mitte midagi aru, mida ta tegema Ja kui samas nüüd ta meiega üldse ei räägi. Nüüd ta meiega ei tegele. Neil on üks suur segadus siin. Ja, ama, sa tema. See on tal ema siin. On jah, vist jah. Emaga koos töötavad. Normaalne. Ma sain nende ärimudelis ka tegelikult aru. Kui sa nendega kaupled, sa saad mingi hea hinna. Ära autole mine, Silver! Siis tegelikult neil seda toodet olemas ei ole. Vaid see auto alla jääb. Otsas. Tulime sellepärast siia, et filmida siin mingeid hästi häid suuri purkse. Ja ega ei olegi midagi öelda, mul läks meelest ära. Ei filminud, aga väga head olid, nii et natuke veel alles. Kuidas sulle maitseb? Päris hea. Mahlane. No mega. Aasias purksi süüa muidugi omaette klass, aga tõesti hea. Nii, me võtsime nüüd siuksed joogid, see on Thai Iced Tea lemon ja see oli Thai Iced Tea latte. Ma juba proovisin, see oli päris magus. Proovi minu oma ka, ma olen sinu oma proovinud. Aitäh! Sa juba proovisid minu oma? Ei, mitte sinu oma, vaid enda oma. Nii, proovime. Sega ära ka. Ma segaks mulle. Oo, see on päris hea. Mul on hästi magus. Mõlemad on mega magusad. See maitseb nagu matša. Veits on matša moodi. Huvitav. Meil kodurannas ja siin kõrval saab kohe massaaži. Näita seda, mis siin toimub, on ju. Ja siin on hinnad ka. Tai massaaž on 300, õli on ka 300. Meie võtame alati seda õlimassaaži, aga siin me ei olegi veel käinud. Silver ütleb, et see on imelik, kui sa pead võtma rannas ennast paljaks, aga minu arust ei ole. Ära tee. Filmisin seda. On täna viimane päev siin Kamalas ja kus me avastasime, et siin on nagu teine pool ka, kuhu me pole kõndinud. Nüüd läheb täiesti tormiks ära. Kliid täiesti läbi märg, on ju.